Head, kes te olete siia täna tulnud. Ma tahan teile anda ühe tunnistuse sellest, kuidas selle maailma vürst on nagu marutõbine ketikoer. Ja ta tahab sind hammustada. Ta tahab sind tappa. Aga selle keti ots on Jumala käes. Ja tema hoiab selle keti pikkust, kas need hambad lüüakse sinu säärde või mitte. Ma tavaliselt alustan oma hommikuid sellega, et ma võtan lahti kalender.net ja vaatan, mis mulle Jumala sõna täna räägib. Ja eile on selleks Jumala sõnaks Johannese evangeeliumist. Minu isa, kes nad mulle on andnud, on suurem kui kõik. Ja ükski ei saa neid minu isa käest ära kiskuda. Hommikul seda sõna lugedes ma ei teadnud, et õhtul ootab mind ees midagi, kus mind tahetakse isa käest ära kiskuda. Ma olin tulemas just Valklast, see on umbes 50 kilomeetrit Tallinnast, hooldekodust teenimast. Kui umbes 7-8 kilomeetrit enne Tallinnat ma tunnen, et sõiduauto kaotab absoluutselt igasuguse juhitavuse. Minu ees on autod, minu taga on autod, minu kõrval on autod. Ja ma hakkan teelt välja libisema. Mu esimene mõte oli ainult Jumal, hoia ja aita mind. Ja nii kummaline, kui see ei ole, siis kõik, mida ma olen lugenud või näinud filmides sellel hetkel, kui me vaatame võib-olla surmale silma, siis jääb kõik seisma. Ja ma mõistsin kuidagi ka eile veel seda, et Jumal on nii armuline, et isegi kui me Jumalat ei tunne, siis see hetk, kui me hakkame surmale silma vaatama, antakse meile nii kaua aega, et me saame teda veel appi kutsuda. Ja igal ühe jaoks on see ajaaken veel lahti. Järgmine mõte, mis mu peas tuli, on see, et kui ma siit teelt nüüd välja lendan, et ma ei tabaks ühtegi autot, mis on minu ees, minu taga, minu kõrval. Ja kui ma olen jõudnud teistest masinatest mööda, näen ma enda ees, et seal on bussioote paviljon. Järgmine mõte, mis mind tabas, on see, et annaks Jumal, et selles bussipeatuses ei oleks ühtegi last, ei oleks ühtegi vanemat. Ja minu auto läbistas selle bussioote paviljoni pilbasteks. Sealt edasi läbi maanteekraavi, sealt edasi metsa ja vahetult enne metsas auto jäi pidama. Aga kõik see aeg oli minus totaalne rahu. Totaalne rahu, et minuga mitte midagi ei juhtu, et ma olen hoitud, ma olen kaitstud. Ja kui ma auto oli maantee äärde seisma jäänud, siis esimese kõne ma tegin politseile. Järgmise oma abikaasale ütlesin rahulikult, et ma sõitsin teed välja, mille peale tema küsis, et ja sa teed jälle nalja. Kolmas kõne ma tegin oma vennale, õigemini siis minu usuvennale Veikovusele, ütlesin, tead Veiko, ma ei saa reede õhtul teenistuse tulla, et ma sõitsin teelt välja ja ma kahjuks sinna ei jõua. See avarii oleks võinud, või selles avariis ma oleks võinud kaotada oma tervise, aga ma oleks võinud kaotada ka oma elu. Ja ometi ma astusin sellest autost välja ilma ühegi kriimuta, ilma ühegi muhuta.
Ma ei räägi teile seda selleks, et ma olen Teflonist või ma olen kivine mees. Aga ma räägin sellepärast teile, et Jumal oli seal. Jumal oli seal minuga. Ma ei taha selle tunnistusega teile anda lubadust, et teie elus ei juhtu mitte kunagi mitte midagi halba. Piibel ei lubagi meile seda, et meie elu oleks ainult üks tagant tuul ja mäest alla. Aga Vanatestamendi psalmides tõotab Issand, psalm 121:7, Issand hoiab sind kõigest kurjast, ta hoiab sinu hinge. Ja see sõna sai eile minu jaoks absoluutselt uue tähenduse. On hetki, kus me tunnetame Jumala hoidmist peaaegu käega katsutavalt. Nii nagu mina tundsin seda avarii hetkel selles autos. Mitte sellepärast, et mina oleksin kuidagi parem või ma oleksin kuidagi erilisem või Jumal hoiaks mind kuidagi rohkem kui kedagi teist. Vaid sellepärast, et Jumal on armuline igaühega meist ja ta on igaühe ligi. Ta on iga oma lapsega nii heas kui halvas, nii nõrkuses kui ohus. Aga kui me oleme Jumala lapsed, siis miks meiega üldse sellised asjad, sellised rünnakud, sellised ohud, sellised läbikatsumused juhtuvad? Ja Piibel ei varja tõsiasja, et reaalne kurjus on ju maailmas olemas, sest Jeesus ise ütles Johannese evangeeliumis 10. salmis, saatan tuleb ainult varastama, tapma ja hävitama. Ja seda ta tuli eile minuga tegema. Ja seda ta teeb paljude teistega. Saatan teeb kõik selleks, et lõhkuda meie elud, et lõhkuda usku, et varastada lootust. Aga samas Johannese salmi teine pool kõlab nii. Mina olen tulnud, et teil oleks elu ja seda ülirohkesti. See tähendab, et igaüks või ükskõik kui reaalne kurjus ka ei oleks. Kristuse elu ja vägi on suurem. Saatan on ära võidetud. Selle avarii hetkel tundsin ma kahte asja korraga. Kurjuse reaalsust, kui kiiresti võib elu võtta ootamatu pööre. Kuidas üks hetk võib tunduda nagu rünnak rahu ja elu vastu. Aga teistpidi ma tundsin Jumala hoidvat kätt, seda rahu, mis tuli minu südamesse keset metallikriginat ja teadmine, ma ei ole üksi. Jumal on siin koos minuga. Jumal hoidis mind kõige hullemast, mitte sellepärast, et ma olen selle kuidagi ära teeninud, vaid sellepärast, et tema on Issand, kelle käes on elu, kelle käes on surm, aeg ja igavik. See tähendab, et me ei ela juhuste maailmas, vaid me elame oma armastava taevase Isa käte vahel. See tähendab, et saatan võib meid rünnata, kuid Jumal seab need piirid. See tähendab isegi siis, kui me satume ohtu, jääb tõeks, et isegi siis, kui me kõnniksime surmavarju orus, ei karda me kurja, sest sina oled meiega. Armsad, ma tahan teile öelda täna seda, et kurjus on reaalsus.
saatan on kogu aeg sinu kõrval ja otsib ainult seda momenti. Ja armas sõber, kes sa oled täna siin või sealpool ekraani, ära mängi kurjusega, ära mängi saatanaga. See on väga kallis hind, mis sa maksad. Kui sa oled kokku puutunud esoteerikaga, holistikaga, kui sa kannad oma kaelas, käel ruunimärke või Egiptusest toodud mingid sümboleid, mingi silmi ja sul on öelnud, see kaitseb sind, siis see ei kaitse sind. See tapab ja hävitab sind. Kui sa arvad, et sul on mingi vägi saada sõnumit kuskilt teist poolsuselt, sa paned kaarte selleks, et teada, mis homne toob. Sa võid seda tunda, aga see sõna ei tule sulle Jumalalt. See vägi ei ole Jumalalt. Ja sa maksad kunagi selle eest väga kõrget hinda. Kunagi tuleb saatan võtma sinu elu. Nii nagu ta eile tahtis võtta minu elu. Aga ma julgen vaadata sellele surmale ja selle kurjusele otsa. Ükskõik, kui mitu korda sa tuled veel mind tapma ja sa tahad mind hävitada. Ma tõusen püsti ja ma kuulutan Jumala sõna edasi. Ma jään Jumala sõna kuulutama ükskõik, kui palju sa tuled mind tapma ja hävitama. Sest Issand on minuga. Nüüd ma palun, need inimesed, kes siin on saalis, te ei pea tõusma selleks ja kodus selle ekraanide juures. Kui te tunnete, et kurjus hingab teile silma, teile kuklasse, vabandust. Kui te käed on seotud, te hinge maetakse, siis pane praegust käsi oma südamele. Ütle minu järgi ja usu seda, mis sa ütled. Saatan, ma ütlen lahti kõigist sinu kavalustest, sinu pettustest, sinu valedest. Sul ei ole mitte mingit väge minu üle. Ma võtan Jeesuse Kristuse vastu oma päästjaks, oma lunastajaks ja ma tühistan kõik saatana valed. Kao siit minu ihust, minu elust, nii kaugel nagu ida on läänest ja ära tule enam mitte kunagi tagasi. Ma tunnistan Jeesuse Kristuse vere läbi, on mind puhtaks pestud ja ma olen ära päästetud ja sul ei ole enam asja minuga. Ja kui sa selle palve oled teinud, siis tule tagasi kogudusse, tule tagasi Jumala juurde ja käi temaga. Viska minema kodust, enda küljest, enda ümbert kõik, mis ei ole Jumalast, mis kannab kurjuse märke. Pane see kõik maha ja saa vabaks. Tule elava Jumala juurde ja ela seda elu, mis ei lõpe pimeduses, vaid mis kestab igavesti ja milles on rahu ja valgus ja rõõm. Aitäh teile, armsad!